Siit eemalt vaadates on kõik väga lihtne. 5 minuti jooksul sooritatakse erinevaid kombinatsioone. Kõik tuleb nagu iseenesest. Kui see sulle nii tundub, siis on järelikult hea sõitja. Sellepärast, et kuulisõidus ongi eesmärk selles, et ratsaniku poolne pingutus ei näeks üldse välja. Et hobune peaks nagu omal algatusel sooritama neid raskeid harjutusi. Ja see peabki näima lihtne, ja see saab näida lihtne, kui see on lihtne, aga selle ettevalmistamine ei ole alati lihtne. See treeningprotsess on tegelikult pikk ja raske. Treeningprotsess on just nimelt pikk ja vaeva nõudev. Kuidas sa hobusele selgeks teed, et palun vaheta nüüd jalga ja ole nii kena, pööra ennast nüüd ümber ja mine tagurpidi ja nii edasi? Selleks ongi ratsanik suhtleb hobustega juhtimisvõtete kaudu. Ratsanikul on oma tasakaal hobuse seljas, tal on 2 jalga ja 2 kätt. Ja enamus märguandeid tulebki siis anda oma keha raskuse ja jalgadega. Ja nende kaudu tuleb hobusele selgeks õpetada nagu suhtluskeel ja nende kaudu ja nende kombinatsioonide kaudu jagatakse hobusele neid märguandeid. Kas hääleliselt võib teha? Häälelist märguannet kasutatakse treeningus väga palju ja hobuse kiitmiseks ja rahustamiseks on see alati hea. Võistlustel on hääle kasutamine keelatud, selle eest saab punktides karistada lausa. Aga kas te kasutate? Ütlen ausalt, et seal, kus kohtunikud ei tohiks kuulda, seal ma tavaliselt häälega kiidan hobust. Ma panin siin tähele, kui sa lasid hobusel nööri otsas jalutada, sellel on oma termin ka. See on kordetamine. Nii, kordetamine. Siis sinu häälkäskluste peale ta peaaegu kõike tegi, no pikali ta ei visanud. Jah, pikali viskamis me ratsaspordis ei nõua, aga muidu hobune on ta võib olla väga tähelepanelik loom ja väga väikestele märguannetele reageerida. Jah, kuulekus on nende puhul väga oluline, sest nad on väga suured loomad. Nad kaaluvad seal, need võistlushobused siin kaaluvad 500-700 kilogrammini ja kui sellise jõu ja massiga loom ei kuuletu inimesele, siis see oleks ohtlik. Kuidas te õrnad naisterahvad nendega hakkama saate? Hirmu ei tule mitte kordagi peale? Tavaliselt ei tule hirmu. Et loomast tuleb osata aru saada ja looma lugeda. No nii nagu inimestki. Jah, nii nagu inimestki, aga loomad sageli nagu ei näita kõikega välja, et tuleb leida need, mida nad varjavad ka. Ja see ei ole lihtne alati. Aga sul on see õnnestunud? No ma loodan, eks ma ikka üritan neid mõista. Kaunid ratsanikud frakkides, võistlusoos hobune, publiku aplaus. See on võistlus kohtunike karmide pilkude ees. Ja see on ainult väikene osa sportlaste väga-väga pikast päevast. Varajane hommik, kell on meil 7 läbi natukene. Ja see võistlus 8:30 algab, eks. Miks sa nii vara siin oled? No hobusest tuleb muidu ka hoolitseda, et hobune peab oma päevarežiimi säilitama, et hommikul vara peab ta süüa saama, ikka sama kell 7 ja veidi siis puhata ja jalutada ja seejärel alles paneme ta võistlusteks valmis. Ja selle aja jooksul muidugi sa pead veel ennast kajuvõistluseks valmis sättima. No enda ma panin enam-vähem juba enne seda valmis. See tähendab seda, et sa olid juba veel varem üleval. Loomulikult. Ja kõik siin platsi peal publiku ees, see on ju ainult 5 minutit. Jah, see on 5 minutit, aga eks selle taga ole nagu veidi pikem töö. Kas hobusele endale meeldib see? Nad õpivad seda endaga tegelemist nautima. Ühesõnaga nad mõnulevad. No, võib ka nii öelda. Ma olen kuulnud, et hobustel on lausa olemas massaaž, duš, saun ka või seda ma ei tea. Saun ei ole, on solaarium, infrapunasolaarium. Solaarium? Kui sa lähed koos hobusega solaariumi, kas sul endale ka peale jääb? See on infrapunasolaarium, see soojendab lihaseid seespoolt, et seal nagu see ei ole UV. Aga soojendab küll talvel. Ja see vist hobusele peaks eriliselt ja see ikka lõdvestab teda. Ja need ettevalmistused ju kõik on selleks, et see 5 minutit siin platsi peal maksimum välja anda. Jah.
hommikust! Nii varajasel hommikul juba üleval. Ja ikka hobune peab söönud olema. Mis sinu hobuse nimi on? Hot chocolate. Sul on praegu võrdlemisi hästi läinud nendel võistlustel siin Valgerannas. Jah, täitsa rahul olen. Kuidas sina jõudsid koolisõidu juurde? No tegelikult selle sama hobuse pärast, kuna temale eriti hüppamine ei meeldinud, aga koolisõidus ta oli väga andekas, et siis vaikselt hakkasin tegelema ja sükeste detailide kallal töötama ja hakkas väga meeldima ja niimoodi ta läks. Kas hüppamise oled nüüd jätnud siis kõrvale tänu sellele või ikkagi? Ei ole, ma ikka niimoodi oma lõbuks vahest hüppan ka, aga mitte väga kõrgeid, et sükest keskmist klassi sõidan takistussõidus ka. Kas takistussõit on naiselik? No ei saa nüüd öelda, ütleme koolisõit on palju naiselikum, et takistussõit on ikkagi siuke palju riskantsem ala ja ütleme adrenaliini on seal rohkem ja et võib-olla meestele sobib paremini. Ausalt öeldes minus praegu on üsna selline kõhe vaadata, selline suur loom, väike ilus naisterahvas siin selle looma, ma peaaegu võiks öelda kõhu all, kas sul mitte kunagi hirmu ei tule selle hobusega? Selle hobusega kindlasti mitte. Te olete nii ühte kasvanud? Jah, ma olen temaga ratsutanud juba 8 aastat, et võib öelda, et ma tunnen teda täiesti läbi ja lõhki. See on sinu vaba aja veetmise vorm? Jah. Et päevas ma võib-olla 7-8 tundi veedan hobustega, et see on mu töö, see on mu hobi, see on mu kirg. Mis see annab sulle? Oih, kõike. See on, minu jaoks on nii ilus hobustega tegeleda päev otsa. Kui sa lähed õhtul välja, ütleme, sa lähed sa ööklubisse, lähed sa restorani, lähed sa teatrisse, kohvikusse, mõtled sa sellel hetkel, kui sa oled nendes kohtades ka oma hobuse peale? No ikka mõtlen. Et kuidas tal läheb? Ma juba mõtlen, et mis kell hommikut alustada ja mida talle söögiks anda ja millised lisandid ja milline müsli talle meeldiks ja nii edasi, et ikka mõtted vaikselt jooksevad sinnapoole. Kui sul oleks võimalus, sa võtaksid oma hobuse kaasa? Jaa, kahjuks seda ei saa. Sa kuulad praegu närvide rahustuseks muusikat või? Ei, ma kuulan kordamiseks, et oleks ikka täpselt meeles, kuidas muusika läheb, et oleks pilt silme ees. See on nüüd see küür nii-öelda? Jaa, see on vaba kava. Seal on ise valitud muusika ja ise koostatud programm. Nii, räägime selle veel korralikult lahti, et kõik aru saaksid. Mis on küür? Küür ongi siis nagu vaba kava muusikasaatel. On ette antud kohustuslikud harjutused ja neid saab omavahel ise kombineerida ja esitada just nimelt kohtunikele kõige paremini oma hobuse tugevamad küljed. See on nagu iluuisutamises, eks ole, vaba kava? Jaa, just nimelt. Ja praegu kuulad läbi, tuletad meelde, millises taktis, milline kombinatsioon on? Just. Ikkagi tähendab, see kombinatsioon on sinu peas ja sinu peast jõuab ta siis seal platsi peal hobuseni? Jah, et kui hobune on piisavalt mitu korda sama programmi sõitnud, siis nad juba ka hakkavad ise natukene teadma, aga üldiselt on ikkagi niimoodi, et ratsanik otsustab, mida seal tehakse. See on üldiselt, aga on seda ka ette tulnud, et hobune otsustab? No õnneks on vaba kava on selline, et see ei ole kohtunikel ette teada ja kui seal peaks midagi juhtuma, on võimalus improviseerida, kui hobune peaks eksima, et on ka võimalus vigu peita. See tähendab seda, et mõlemad peavad jätma sellise mulje, et kõik pidigi nii olema. Just, see on kõige olulisem. Kui pikk see vaba kava on? See peaks olema 5 minutit. 5 minutit pidevalt sooritada erinevaid kombinatsioone? Jah, 5 minutit täistööd. Sul peab seal ajus olema päris korralik kompuuter? Ja peavad olema füüsilised võimed ka taga. Sest see suur loom, see tuleb ju liikuma panna. No jah, ega ta nüüd nagu nii suurt füüsilist jõudu, aga see keskendumine seal ja ikkagi, et see on sport.